Aitäh, hea juhataja, kolleegid siin saalis, kõik, kes meid jälgivad. No siin me nüüd oleme, arutame Eesti konkurentsivõimet ja odav tööjõu teemasid. Ja minister siin ütles mitmel korral, et temale ei meeldi, kui saadikud küsivad siit saalist sarnaseid küsimusi ja tema ei taha vastata sarnastele küsimustele, talle see ei meeldi. Aga ma pean tunnistama, et meil on siin üks komme siin saalis, et ministrid kuulavad ära oma punkti lõpuni, istuvad ilusti siin. Ja seda ministrit, kes siin võttis enne vaevaks manitseda oma tööandjaid, 101 tööandjat, kes siin saalis on ja kes on teda ametisse nimetanud, ei pea tema vääriliseks istuda siin ja kuulata selle punkt lõpuni ilusti ära. Nii et selles mõttes ma noomin ministrit, see on väga ebaviisakas. Seda enam, et tuleb siin mingid märkusi tegema siis Riigikogu liikmetele küsimuste osas. Nii see asi ei käi. Riigikogu liige küsib ja minister vastab. Aga nüüd tuleme siis teema juurde. Minister vastas, et siis töötute arv, mis Statistikaameti andmetel on viimase 12 aastat suurim, ei vasta tõele, et see on vale. Et hea minister, kui sa kuuled või kui sinu nõunikud kuulevad, siis palun saatke siis see info, kus Statistikaamet kinnitab, et teil on õigus ja Statistikaametil ei ole õigus ja tahame siis ka pressikat või seda tagasisidet, et minister on pädevam kui Statistikaamet ja et see ei vasta tõele, et nad eksisid. Et sellele peab olema siis ka mingisugune selge selgitus, mitte lihtsalt nii, et kui ministrile numbrid ei meeldi, mida siin käsitletakse, siis ta ütleb, et see on vale ja see ei sobi talle. Nüüd teema, millest siin üsna vähe on räägitud tegelikult on see, et kui palju viib tegelikult välistööjõud raha välja riigist. Seesama palgaraha, mida meie Eesti ettevõtjad maksavad meie välistööjõule, need on 100 miljonid, mis viiakse aastas Eesti riigist välja, mis läheb puhtalt meie majandusest välja, mis siia ringlusesse ei tule. Sellest ei taheta midagi rääkida. Nüüd omaette teema on veel see, et mis väga hästi tegelikult tänase valitsuse tegevust iseloomustab ja kogu seda valitsuse juhtimist. Me teame väga hästi, me oleme siin saalis kordi arutanud seda, mis toimub täna meie koolidega ja eriti just siis koolid, mis õpetavad meile siis, erinevad tööstuskoolid õpetavad meile tööjõudu ja kogu aeg on räägitud elukestvast õppest. Ja nüüd järsku on elukestev õpe halb. Nüüd on võetud selline suund, et elukestev õpe on halb. Et ei ole hea, kui inimene õpib mitu korda elu jooksul ja muudab oma siis haridust ja õpib uue eriala. No, väga hea. See on täpselt ju näha, selle valitsuse poliitika. Et lõpetame ära ka inimestele võimaluse ümber õppida ja siis põhjendame jälle seda, miks me peame tooma sisse välistööjõudu. See on täpselt üks kivikene kogu selles ahelas. Et kui selle pildi kokku paned, siis saad aru, et see tegelikult on süstemaatiline ja sihilik tegevus, millega liigutatakse meid samast suunast tegelikult nagu täna Rootsi. Siin oli ka väga hea küsimus saalist, et minister, kas te tahate samasugust rändeprobleemi nagu on Rootsis? Noh, vastus siit ei tulnud, aga me saame ju aru, et me liigume sinna poole. Ja me kogu aeg räägime, kuidas me võtame Põhjamaadest palju eeskuju ja võtame Euroopast eeskuju. Miks me siis ei võta eeskuju ja jäta seda sammu vahele ja ei tee neid valesid otsuseid, mida on siin tehtud ja mida ka Rootsi tunnistab, et asi on käest ära läinud. Palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Oli viimati oli üks hea saade Täistund, mis on leitav internetis, YouTube'is. Soovitan kõigil ära vaadata. Ka kõnealune minister, kes siin puldis oli ja rääkis kangesti, kuidas välistööjõud oma sisse hakata vedama, sai seal sõna ja oli väga ebaveenev. Seevastu endine kaitsepolitsei ametnik ja veel mitmed inimesed, kes seal sõna said, andsid päris hea ülevaate sellest, mida ootab meid ees minister Keldo suur plaan, kui hakatakse sisse tooma meile erinevatest riikidest odav tööjõudu. Soovitan kõigil see saade Täistunnist üles otsida ja ära vaadata. Nüüd me peaks tegelikult üleüldse selgelt riigis andma sõnumi, et me tahame, et meie oma inimesed koju tagasi tuleksid. Meil on Eestis teinud ära 10, kui mitte 100 000 inimesi, kes töötavad meil väljapool Eestit ja on ära läinud just sellepärast, et Eestis ei ole võimaldanud palka hakkama saada ja nii edasi. Meil tuleb need inimesed tagasi tuua. Ka mina mõistan seda, et ettevõtjatel on vaja tööjõudu selleks, et hakkama saada ja oma teenuseid ja tooteid toota, arusaadav. Aga selleks, et me saaksime
parema tootlikkuse ja kõrgema lisandväärtuse tuleb meil toetada neid ettevõtteid sellega, et luua võimalused esiteks inimestele ümberõppeks, nagu ma enne ütlesin, ja tuleb toetada tehnilist ja innovatiivset arengut, et võimalikult vähe oleks selliseid odavaid või odavapoolseid töökohti ja tööjõudu nõudvaid ametikohti, mida me praegu just selle lükkega ju soosime, et toome sisse mujalt siis odavat tööjõudu. Ei, tegelikult tuleb toetada ettevõtteid just innovatsiooni poole pealt ja automatiseerimise poole pealt. Ja ei saa tegelikult, meil täna natukene valesti minu arust see ka, et me erinevate toetuspakettide juures räägime sellest, et ettevõtja peab looma nii ja nii palju töökohti. Võib-olla just ei pea, võib-olla peab just automatiseerima ja looma võimalused ümberõppeks ja nendele inimestele, kes meil siin on. Et me ei peaks tooma sisse odavat tööjõudu kuskilt mujalt, vaid meie oma inimesed ära rakendama ja tagasi tooma meie riiki. Aga praegu oleme küll selles suunas, et kipume väga vägisi kopeerima seda Rootsi mudelit, kus ühel päeval imestame jälle, et kuidas me sinna jõudnud oleme. Kuidas me oleme sinna jõudnud, et kuritegevus on nii suur, probleemid on, me ei saa hakkama enam ja me lihtsalt ei kuula oma eriteenistusi ka. Et kaitsepolitsei on ju väga hästi välja toonud ja rääkinud nendest samast ohuhinnangutest. Aga nagu ma alustasin oma küsimust enne, siis ma pean tunnistama, et see ei ole uus asi, aga mulle pikemat aega juba tundub, et meil ilmselt enam valitsuse liikmed ei lähtu üldse sellest sisendist, mida neile antakse erinevate osapoolte poolt, kes briifivad valitsuskabineti liikmeid. Et tõenäoliselt sellega enam vaeva ei nähta, et neid memosid loetakse või kuulatakse. Need otsused tõenäoliselt võetakse vastu iseenese tarkusest omast peast või ma ei oskagi öelda võib-olla, mida parasjagu minister hommikul ärgates arvab. Et rohkem on vaja kuulata neid meie spetsialiste, kes tegelikult on meie ettevõtjad, meie erinevad koolid, meie eriteenistused, et tuleb ka nendega nõu pidada, mitte lihtsalt tulla ja arvata oma kõhutunde pealt, et me tahaks tuua nii ja nii palju sisse võõrtööjõudu. Ja nii me pikalt ei purjeta. Aga tõmban otsad kokku ja veel kord tahan ära mainida selle, et minister Keldo, kui sa kuuled, siis ole hea ja tulevikus istu oma punkti lõpuni siin saalis, ole viisakas ja ära mine siit ära. Aitäh! Suur tänu!